Tallinna Linnateater, see hoone Lai 23 aadressil on ajalooliselt olnud vana kaupmeeste maja. Ja 5 aastat tagasi tekkis meil tore mõte, et miks ei võiks üheks päevaks mõelda tagasi ennast aega, kus kauplevad koos head mõtted, head kaubad, head inimesed. Ja nii ongi, et ennekõike on kauplema oodatud meie oma maja käsitöölised ja toiduvalmistajad, aga ka meie sõbrad. Ja tänane laat on ennekõike keskkonna säästliku mõtteviisi kandjaks ja nii-öelda rohelise mõtlemise kandjaks. Ka meie kohvik kannab rohekohviku nime. Me püüame hoida siin majas joont, et olla säästlikud, kokkuhoidvad ja ennekõike avatud ja sõbralikud. Kas Linnateatri näitlejad ka osalevad? Jaa, osalevad. Tagatoas on meil üks näitleja, kes on müüja. Ja näitlejad liiguvad siin kogu aeg. Alo Kõrve praegu liigub just ringi naturaalse vitamiini karulauguga. Mina müün kasutatud riideid ja asju ja annan ära ja olen täna abis siin. Et täitsa vabatahtlikult tulin ja tahtsin katsetada, kuidas on olla poemüüja. Aga jah, meil on Linnateatris siin üks ruum, siis Linnateatri töötajate asjad, mida nad ise enam ei kanna ja need on nüüd välja pandud. Mitmendat korda te juba osalete? Oi, seda ma ei oska isegi öelda. Ma isegi jään vastuse võlgu mitmendat aastat see siin toimub, aga ma ise olen teatris töötanud 5 aastat ja minu meelest kõik need 5 aastat on toimunud laat enam-vähem. Ja mis on teie jaoks head asjad? Head asjad. No esiteks minu meelest on väga tore see riiete äraandmine või äramüümine, et mis kellelegi on vana, see on teisele uus ja see on kuidagi selline armas ja hinnad on ju väga madalad, nii et see on selline taaskasutus ja looduse hoidmine ja nii et see on minust väga armas asi ja ka teised müüjad, kes müüvad siin mingid toiduaineid või leiba või mett või ka need on väga toredad asjad, et ma pole ise veel täna jõudnud isegi ringi käia, aga ma kindlasti soetan endale midagi siit täna.